tere armsad kuulajad ja tahaks jagada, et see leides iseennast juhtus siis, kui ma leidsin ennast nagu pimeduses ja ma tõdesin midagi. Ja ma tõdesin seda, et need sündmused, mis juhtuvad elus, ei ole juhuslikult. Nad on selleks siia tulnud, et teatud emotsioone tuua esile meile. Sest need emotsioonid on meil alla surutud. Aga see sõltub meie vabast tahtest, meie teadvusest ja teadvustamatusest, meie armastusest ja kaastundest ja tänulikust, holistilistest praktikatest. Kas me hakkame mõistma hukka, kuidas me reageerime, kas me kibestume, kas me hakkame neid sündmusi süüdistama. Mis on tõde? Tõde on see hetk, mis on. Tõde on nagu ta on, ta püüa midagi muud olla. Samuti on need ka sündmused võtta. Ja ma mõistsin, kui imeline õpetaja on pimedus nagu võtta. Kui pühalik võib see olla. Kus ei ole eksitajad. Sest eksitaja ei saa pimeduses olla. Nii et väga huvitav vaatenurk nagu. Ja ma mõistsin seda, et mis mulle sobib nagu vaimseks kasvuks, mis ütleme niimoodi palju trigerdab, mida ma teadvustan ja nii edasi, ei pruugi teisele sobida. Ja samuti, mis teisele sobib, ei pruugi mulle sobida. Ja sellepärast olemegi me nii erinevad, meil on erinevad elusündmused nagu. Aga vastavalt nende elusündmustele, elu tahab ikkagi meid nagu aidata. Aga see on meie asi, kas me vabastame neid emotsioone, mis tulevad pinnal, kui need süüdistused, viha, alandus, häbi, mida iganes nagu. Et see tegelikult, ma mõistsin seda, et need emotsioonid võisid olla, kes teab kui palju aastaid. Ja siis nad leidsid vastava momendi, vastava sündmuse, mis andis võimaluse välja tulla. Aga vahest me oma teadmatusest või rumalusest, me pistame nad tagasi nagu sinna, kus nad tulid nagu. Vot. Ja et hoidke teineteist, armastage teineteist ja meil kõigil on omad lahingud, millest me ei räägi teistele, et elu on ilus. Õppigem tänulikud olla. Ja mida ma teadvustasin, et too hetk tegi mind veel madalamaks, veel väiksemaks, kui ma olin nagu. Ja siis ma mõistsin, et vahest elu teeb niimoodi, et me tahame nagu laieneda ja kasvada ja suuremaks minna, aga vahest on vaja ennem väiksemaks minna, kui me varem olime ja sellegi üle tänulikud olla, ennem kui me lähme veel laiemaks ja suuremaks. Nii et olge õnnistatud, olge hoitud, edu jaksu teie eluteel ja andestage. Ärge kandke andestamatust, see pimestab. Ja sellepärast ma olengi neid nagu laule teinud, et inimene nagu otsiks seda tõde ja selgust enda sees, vaadates oma minevikku, oma tundeid ja kõike. Ja tasapisi leidis iseennast. Mitte keegi saa meid iseendani aidata, me ise. Ainult mõned inimesed suudavad meid natukene nagu suunata ennast sissepoole. Aga ülejäänud on meie teha. Nii et tahaks kõiki tänada, kes mu eluteel on olnud. Sest nad kõik täitsid oma osa. Vot. Nii palju mõtteid ja nii palju tänulikkust. Ja ma kaon nagu üpriski pikaks ajaks, nii et ma hakkan nagu muusikat tegema. Aeg on nagu järgmine aasta täielikult endale keskenduda ja pühendada, nii et olge tublid ja kõike paremat teile. Nii et eks millalgi näeme, aga mitte niipea. Tšau!